vaatamas meid videomajandusel. Teie, kes te olite juba kohal, teile juba tere ütlesin. Aga me teeme niimoodi, et kes on valmis alguspalvet tegema, annab käega märku ja siis ma tulen toon sulle mikrofoni, sa saad koha pealt alguspalve teha. Kes on valmis kogudust teenima, kõik võivad käe tõsta ja siis ma ühe toon. Siin oleks väga tuliseks läinud, kui kätte oleks tõusnud. Ja armas Jeesus, me täname sind, et sinu nimel me võime koos olla, kokku tulla ja teada, et sina oled meie keskel. Et sina oled meie nii-öelda põhitegija ja juhataja ja jutlustaja ja issand, sina juhid ka ülistust. Tänu sulle kõige eest. Issand, õnnista igat ühte, kes oma panuse annab ja igat ühte, kes on kohale tulnud, igat ühte, kes on vaatamas, kas siis järele vaatamas. Issand, me lihtsalt tahame tervitada sind selles paigas täna, kallis püha vaim, ja me tahame tuua au sinu nimele. Aamen. Amen. Halleluuja. Halleluuja. Tänu Jumalale. Ma mõtlen, kas kui kiiresti me saame, ma mõtlesin, praegu tuli südamesse, me peaksime lugema selle usutunnistuse, Luteri koguduse usutunnistuse. See on päris pikk. Võtta see on. Kus sees? Seal olemas. Seal peaks olema usutunnistus, kirjuta. Apostelik usutunnistus. Nikaia kirikukogu usutunnistuse. On nii? Mingi süke. Ja sa kuuled mind Madis siit, sa pead kõrvaklapid ära võtta, muidu sa karjud. Ja me loeme selle ka. Võta mikrofoni ära ja siis proovime. Ja proovime mõelda, mis selle sisu on. See on väga sügav. Ja ma igaks üks ütlen ära, et see on piibli alusel kirja pandud. See ei ole piiblist, aga see on piibli põhjal kirja pandud, okei? Ehk siis see sisu on piiblist, aga see ei ole otse, okei? Mina usun Jumalasse, kõige väelisesse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainusünnasse, meie issandasse, kes on saanud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnust ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istun Jumala kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma, elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ilu üles tõusmist ja igavest elu. Amen, see on Jumala sõna. Te juba kuulsite, ma hakkasin juba puterdama, tänu Jumala, et me kaas saime siin lugeda. Halleluuja. Ja seda me usume. Kas usud Jeesust Kristust? Usud? Ja amen. Tema on ainus Jumal. Meil oli eelmine kord, rääkisin Karla sugulasega juttu siin korraks ja siis sükestest teoloogilistest vaadetest, et ta näeb seda, me kohe läheme ülistusega, aga et ta näeb seda, et kõik usundid, kes usuvad mingit Jumalat, et see Jumal on see sama üks ja ainus Jumal. Ja siis ta räägib sellest ja siis ma ütlen, tead, et ma saan väga hästi aru sinust, aga miks minu Jumal ei ole see, sina arvad, mina usun ka seda Jumalat, aga miks ma ei usu seda Jumalat, et see on see üks Jumal. Nendel teistel ongi üks Jumal, Karlale eile ütlesin ka. Nendel kõigil ongi üks Jumal ja selle Jumala nimi on Saatan.
aga miks minu Jumal ei ole see üks Jumal? Sellepärast, et minu Jumal ütleb, et tema ei ole see Jumal. See, kes on Piiblis kirjas, tema ütleb, tema on kade Jumal. Ja tema ei anna kellelegi oma au. Tema ei anna mingile Allahile au. Tema ei anna Budale au. Tema ei anna joogale au. Tema on kade Jumal. Ja tema tahab, et teda ülistatakse, kiidetakse. Ja ma ütlesin, vaata, see on see sellele tüübile, kutile, et see on see, miks minu Jumal erineb kõigist teistest jumalatest. Ja see ei ole see sama Jumal. Et kas sa tahad teenida seda Jumalat, kellest siin on kirjutatud? Amen, amen. Siin on kirjutatud Jeesusest, Kristusest, kui pojast, isast, Jumalast kui isast ja pühast vaimust kui Jumala vaimust, kes on kolm ainsus, kes on üks ja isa, kes ohverdas. Ükski teine religioon ei ole toonud ohvrit. Ükski teine religioon ei ole toonud ohvrit. Ja see on see, millesse me usume. Ja see oli see usutunnistus ka. Ja see hõlmas kõik need olulised aspektid. Aga lähme ülistame Jeesust. Jumalat. Teate, siin pole vahet. Ma võin öelda, lähme ülistame kolm ainsust. Me ülistame kolm ainsust. Teate, siin väga vahet ei ole. Sest kui te loete Piiblit, siis ma toon teile veel. Me ei tea, kas me ülistusele täna jõuame. Piibel ütleb selline. Jeesus ütleb, mida iganes te minult palute, seda minu isa annab teile, ütleb üks kirjakoht. Teine kirjakoht ütleb, ka evangeeliumis, ütleb, mida te isalt palute minu nimel. Seda ütlesin juba, seda minu isa annab teile. Üks on, mida te minult palute minu nimel, ütleb niimoodi. Seal on ühes kohas on minu nimi, ühes kohas on isa nimi. Teate, aga see on nüüd Jumal, Jeesuse nimi on ka muidugi sees seal. Ärge unustage, Jeesuse nimi on seal sees, sest Jeesuse nimes on vägi. Aga et et me ei pea ajama mingi niiti lõhki, on ju. Kelle me ülistame? No nii. Ja ma enne ei pannud teadlikult ust kinni ka, sest ma mõtlesin, et kohe hakkame ülistama ja lastel on hea kuulda. Kui Jumala rahu. Jumala rahu on hinge sees, siis kõlab ka tormide sees. Mu südames ikka see rõõmustab laul. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Kui saatan mind kiusab ja kohutab sind, siis sellega kinnitan end, et Jeesuse Kristuse veri abi on ju täiesti lunastab mind. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Mu patud kõik andis siis Jumala taun ja täiesti kustutas need. Kui risti peal suuri valude all, sest mu kingida issandab nüüd. Mul on hea kes päriselt on Jeesuses. Kui on, siis las hakkab hea. Mul on hea Jeesuses. Tema nimel kulutame. Mul on hea. Ja võtan vastu selle Jeesuses. Mul on hea Jeesuses.
kõlab ka tormide sees. Mu südames ikka see rõõmustab laul. Mul on hea Jeesuse. Ma tahan teile tunnistada siia vahele. Mul on niimoodi, et mul on praegu päris mitu suurt asja käsil ja siis on meil kool on ja siis koolist on mulle pakuti koormust ilusti juurde järgmiseks õppeaastaks, aga ka juba siin järgmisel nädalal igast koormusi ja lõpetamiseks, lõpuaktuseks ja siis ma tegin hiljaaegu ettevõttes, ma proovin natuke sellega tegeleda ja siis on mul 2 laagrit, kus ma suvel lähen ja siis ühes laagris olen natuke pidanud sükest hingehoidja ametit ja ühesõnaga hästi palju asju on. Ja siis on lapsed, mulle väga meeldib nendega tegeleda. Ma sain aru, et kui Rahel lasteaias saab haiget, siis ta mitte ja emme või tissi. Kasvataja oli väga üllatunud. Mis on tore. Kodus on muidugi emme. Nad seda ei tea. Aga miks ma jagan seda ongi see, et see süke mõnus laviin on nagu, süke mõnus surfilained on, ma ütlen. Aga tänu Jumala, et ma võingi temaga koos surfata nende peal, mitte olla nende all. Et see on minu tunnistus. Ma ei tunne, et ma oleks uppumas. Ma olen pidanud mingid asjad väga selgelt tugevalt ära ütlema ja inimestele tegema ebamugavust, aga sellepärast, et see on nende kohustus olnud ja kui mina võtan mingi vastutuse, siis on minul ebamugav. Aga ma ei taha, et ebamugav oleks inimestele, aga ma tean, et Jumal on minuga ja ma võin olla seal, see rahu võib tulla. Laulame ühe korra veel, ma julgustan sind. Võta vastu see meelevallas ja tead, kui sina ujud seal, siis tavai ütle, Jumal, too see laine või see laine laud minu juurde, et ma saaksin sinna peale istuda kas või. Ja siis aita mul vedada edasi, jah? Kui nii, lähme ikka viisiga. Kui Jumala rahu on hingeses mul, siis kõlab ka tormide sees. Mis seal kõlab? Mu südames ikka see rõõmustab laul. Mul on hea Jeesuses, mul on hea Jeesuses, mul on hea Jeesuses. Halleluuja. Laulsin täna neid laule siin ja tegin proovi ja siis ma järsku hakkasin vaatama, et et hästi palju räägib maailmast need laulud. Või nagu mitte maailmast, aga kui te laulate neid ülistuslaule, siis pange tähele. Need on väga põnevad, sest ma usun, et Jumal tahab rääkida midagi nendest asjadest, sellest maast, kus me elame. Au su nimele küll ma lähen edasi, kuulge, Ma tean, et kõigile on lihtne. Ja see ei olegi see, et mis häda sul ja nii edasi. Aga
aga teate, Jeesus on see, kelle käsi on välja sirutatud. Kui me ristisime Karlat, ma ei tea, kas ma siis lugesin, ma lugesin vist varem siin. Aga mida ütleb pühakiri? Ristimine ei ole lihaliku rüvelduse kõrvaldamine. Kas sa tead seda? Ma ütlen see, mis see tähendab? See ei tähenda seda, et ristimine võtab ära kõik patud. Aga ristimine peseb puhtaks nendest. See tähendab, et Jeesus on andnud oma lepingu sul ette ja sul on võimalus panna sinna allkiri alla, et sa oled tema oma. Ja nüüd on sama koht. Kui me laulame Jeesusele, et tema on külluslik ja au tema nimele ja kui ma kõnnin surmateel või kui ma kõnnin kõrbes, siis sa oledki kõrbes, sa oledki surmavarjuorus, aga seal sa ei karda kurja. Okay? Ja see on see, lootus on issandal, sest sa ei hävi seal. Läheme uuesti. Au su nimele, maal mis nii külluslik, kus voolab suurikkus küll. Au su nimele, au su nimele, kui ka satuksin kõrbesse, kui ka kõnniksin surmate. Au su nimele,
sina oled selles paigas praegu siin. Ja ma tänan sind, et sina eraldad. Me teame, me piiblist näeme, et luud ja liigesed, üdi ja kõik asjad, aga veel ma tean, et sina eraldad meid saatanast. Ja sina hoiad meie poole, kui meie hinge saaks, meie ihu saaks kaheks teha, siis sina eraldad saatana ja kõik muud maailma, vot see on su sõna, maailma, inimlikkuse. Ja sina tuled kallis püha maailma, seisab meie juurde ja kannad meid kätel. Võtad meid ümbert kinni. Ja sina oled lohutaja vaim. Ja ma usun, et sina võid praegu meid kanda oma süles. Ja sa ütled seda, mida me alati kuulda ei taha, et tead, sa pead minema tagasi. Sa pead tagasi minema sinna maailma, sa pead tagasi minema oma igapäeva toimetuste juurde, kohustuste juurde. Aga tead, Herkis, tead mu poeg, tead mu tütar. Ma olen sinuga. Mina hoian, et see komistaks. Mina hoian su selja tagant kinni tegelikult sellepärast, et kui mina ei lükkaks sind selja tagant, siis sa oleks juba ammu mu taas.
vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei minust jagus, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaota ta, iial ei kaota ta. Vastu loodud relvad, vastu loodud relvad hävinevad. Tean seda. Pimedus ei minust jagus saa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaota ta, iial ei kaota ta. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. On võimas vägi, on võimas vägi nimes Jeesus Kristus. Igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidab ta. Sest ma tean lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Ükskord veel sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Jeesus, ma tänan sind, et sinu koos ma olen võitlev.
saalis või kaameras, igatahes keegi, kes saab vaated ja mõistab hukkab mind praegu, siis Jeesuse Kristuse nimel ma ei võta seda vastu, sest ma tean, et Jeesus on minu poolt. Ja ma teen seda, mida Jeesus tahab, et ma teeksin. Ja ma ei kavatsegi olla meele järgi sulle. Ma ei kavatse ühelegi inimesele olla täna meele järgi, vaid ma kavatsen olla issandale meele järgi. Teeme ühe loo ikka veel. See on vähe tempokam loo ja rütmikam. Mul on laul küll kaasa. Ja jõel on voolamas just praegu. Taevad on lahti ja jõel on voolamas. Jõed voolavad mees seas. Taevad on lahti. Taevad on lahti ja jõel on voolamas. Taevad on lahti ja jõel on voolamas. Taevad on lahti ja jõel on voolamas. Jõed voolavad mees seas just praegu Jumala taha. Jumala tahe saab sündima me maal. Jumala tahe saab sündima me maal. Jumala tahe saab sündima me maal. Saab sündima me maal. Röövitu andma tagasi. See maa saab täis su au ja välisus. See maa ja rahvas toob sulle kogu au. See maa saab täis su armu halastus. See maa saab uueks sinu väes. See maa saab uueks sinu väes. Su nimi Jeesus. Su nimi Jeesus saab suureks me maa. Su nimi Jeesus saab suureks Eestimaa. Su nimi Jeesus saab suureks Eestimaa. Saab suureks me maa. Su nimi Jeesus saab suureks me maa.
sai deklareeritud. Halleluuja. Halleluuja. Panen maha kõik kõrkusi üle olemise, okei? Amen. Siis me saame teenida Jumalat ja siis me saame olla tema ees. Jeesuse nimel me paneme maha kõik uhkus on vist kõrkus eesti keeles. Kõrkus on kõrkus. Paneme üle olemise maha Jeesuse Kristuse nimel ja me võtame vastu, kallis püha vaim, sinu. Me võtame vastu sinu, kallis püha vaim. Just praegu. Halleluuja. Me kuulutame sinu juhtimist üle praegu üle missiooni koguduse. Ja me kuulutame Jumala tahet üle missiooni koguduse praegu iga ühe. Ja me kuulutame Jumala tahet iga ühe üle, kes on vaatamas meid video vahendusel. Ja me kuulutame iga koguduse liikme üle, iga sõbra üle, kes on kodus või kuskil mujal. Siis me kuulutame Jeesuse Kristuse juhtimist. Halleluuja. Amen. Amen. Me läheme tunnistuste juurde. Me saame jagada tunnistus jälle. Midagi, mida Jeesus on tegemas ja midagi, mis õhutab nii-öelda, julgustab kogudust, mitte nii-öelda, vaid ongi. Julgustab kogudust. Kes tahab tulla julgustama kogudust sellega, mis Jumal on tema elus teinud või tema lähedast elus? Et eelmisel nädalal ma tundsin kuidagi, eelmine nädal, kui ma sõitsin Kärdlasse, ma ei käinud küll meie koguduses teenistusel, aga olime ülistamas seal baptisti koguduses ja oli tore aeg. Aga teel sinna ma kuulasin ühte oma lemmikjutlustaja jutlust. See oli Vlad Savtšuk, kes käis Eestis ka hiljuti. Ja ta rääkis seal püha vaimust ja sellest tema kogemisest ja sellest, kuidas ta võiks meie elus rohkem esindatud olla. Et kuidas ka tema oma elus mingi hetk nagu, tal oli juba kogudus ja tegi asju, aga nägi, et kuidagi vähe toimub imesid või vähe toimub tervenemisi või mis selle võti siis nagu on. Ja ühesõnaga ta rääkis sellest ja ma midagi seal kuulasin ja siis ma tundsin, kuidas mu südamesse tekkis ka see igatsus, et ma tahaks ka, et kui Jumala sõna ütleb, et Jeesus on üks ja seesama eile, täna ja igavesti, et ja need asjad toimusid siis need toimuvad ju ka täna ja ma tean, et need toimuvad. Ja ma hakkasin iga hommik nagu palvetama, et armas Jumal, et ma palun sinu püha vaimu, et ma tõesti palun juhi, et kelle eest palvetada või mida teha või kus ma peaks olema või mis ma peaks tegema. Ja tegelikult läbi erinevate olukordade, nii palju kui ma laste kõrvalt käisin kuskil, ta tegelikult andis neid võimalusi või ta koputas südamele, et näed, siin on see inimene, ühel, kellel hammas väga valutas näiteks. Palun palveta tema eest. Ma teadsin, ta on siuke suur mees ja nagu ma tean, et ta usub hoopis teisi asju, aga ma ootasin ära ja küsisin, et kuule, kas ma võin su eest palvetada? Ta ütles, et ära näe vaeva. Ma ütlesin, no pole hullu, et salamisi ikka, et Jeesus õnnistab teda. Ja siis sain käia korraks lillepoes tööl ja seal oli armas töökaaslane, kellel selg oli väga valus. Imearmas naine. Küsisin lõpus, kas ma võin su eest palvetada? Jah, palun, palveta. Ja palvetasin ja siukseid hetki oli veel, küll sõprade eest ja ma nägin, et need hetked on olulised ja vahel ka see, kui inimene ei saa võib-olla nipsust terveks, see polegi kõige tähtsam, võib-olla seal on hoopis mingi muu oluline asi, mis peab juhtuma, nagu kas või see, et see tunne, et ma olen sinuga või ma mõtlen su peale või et ma olen südames sinuga koos selles teemas. Aga siiski ka üks ime juhtus tervenemisest. Ja nüüd, kui ma just täna siia tulin, siis ma mõtlesin, et see vist oli üks palve vastus tõesti. Et ma olin ema juures, emal iga kevad tulevad tibupojad, kanna haudub välja ja siis üks päev ta pidi ise olema tööl ja ütles mulle, et kuule, käi vahepeal neid vaatamas. Ja siis ma ütlesin, et okei, ma käin ja läksin sinna ja vaatasingi, et 3 tibu juba rõõmsasti seal väljas, väga krapsakad, aga üks poolenisti veel muna sees, osad pidi jäänud vist ema jalgade alla ja hingitseb seal ja mõtlesin, et see on alati nii keeruline olukord. Aga siis hoidsin teda seal süles ja mõtlesin, mis ma temaga teen. Oligi, et pidi puhastama, pidi soojas hoidma ja terve päev kulgeski niimoodi, et see hingitsev tibu on seal käes ja ongi, et kui küsid kellegi käest, et mida teha, siis keera kael 2 korra või ühesõnaga lõpetada piinad on ja mõtlen, et appi, ma ei saa ju seda teha, nagu ma ei suuda. Ja siis hoian talle süles ja tunnen südames, et võta ta täna koju kaasa. Okei.
ja veel lapsed, mis lapsed tegid, olid imearmsad, et oi, Tibu, et peab terveks saama, Jeesuse nimel, Tibu, saa terveks, tulid, panid käed peale ja nagu lapsed koos, nii armas, et Tibu, saa terveks ja tervist sulle ja nagu ela hästi ja siis ta oli meil kodus mõned ööd, esimene õhtu jällegi mõtlesin, ma ei tea, tegin mingid nagu nii-öelda hoolitsused ära ja panin ta sooja ja mõtlesin, et Jumal, ta on sinu käes, ma ei oska midagi siin teha. Ja päev läks edasi ja tuli järgmine päev ja tuli järgmine päev ja täna see Tibu, kes oli nagu, ta olukord oli veel selline, et tal tibudel on hästi oluline, et kui nad nagu munast välja tulevad, et neil ei jääks nagu, ühesõnaga on nagu siis nii-öelda tagumikku pidi on see, ma ei tea, nabanöör või mis iganes neid munaga ühendab, et seal oleks asi terve nagu, aga tal oli see kuidagi poolenisti väljas kõik veel ja ma mõtlesin, et see on tõesti väga lootusetu olukord. Aga üheks päevaks oli see asi kuivanud ja see tuli ära. Ja tal seedesüsteem töötab, ta hakkas ise nokkima teri ja täna ta käib seal tsit ja ta on küll teistest pisem, ei saa teda teistega kokku panna, aga ta on terve. Ja nagu, see võib tunduda nagu totter, aga minu jaoks on see iga päev, kui ma teda vaatan, siis mõtlen tänu Jeesus nagu, sest et ta on terve. Halleluja. Aamen, see on hea värk, sest Jeesus teeb imesid. Me just ennem siin jagasime hommikul, et Karlaga rääkisime, et kuidas see looduga on. Kogu loodud peab teenima issanda, kuuletub issandale. Et meie kaasa arvatud ja loomad ja puud ja kõik. No nii, kas on julgustav sõna kogudusele, jah? Peab olema õpetuslik, ei tohi olla. Julgustav peab olema. Kas ma istudes tohin? Ma ei taha ette minna. Elus on vahest nagu niimoodi, et läheb üles, läheb alla, läheb üles, läheb alla. Aga enamalt läheb üles Jumala abiga. Oli õige vastus muidu või? Aitäh teile. Ma ei ole olnud usklik, ma olen uskumatust perest olnud. Juhuslikult on neil olnud Eesti meister 5-kordne. Juhuslikult, ärge arvake, läbi tohutu töö. Täna hommikul tahtsin siia väga tulla. Jäin hiljaks. Minu jaoks on see läbipõrumine, kas sa saad aru? Ma olen olnud esimene. Kui sa jääd hiljaks, oled teine. Aga tänu Jumalale jõudsin siia. Rohkem ma teile täna ei räägi. Amen. Et Jumal tegutseb mu elus, et ma sain niimoodi, üks asi, mis ma tähele panin mandrile, et seal on nüüd, kui ilmad lähevad ilusaks, eks ju, et tulevad need jalgratturid välja, kes sõidavad maanteel, eks ju, keset teed, eks ju. No, ma ei taha, ma proovin selle sõna, eks ju, see V-tähega sõna VI, vaata, teate küll, proovin selle täielikult ära kaotada oma sõnastikust, aga no ma ikka, ma röökisin autos ja nagu vanakarda röökis ja kirus neid jalgrattureid, eks ju. Et au Jumalale, et ma saan aru, et mul oli mitu korda iga hommik või peale, kui ma töölt tulen, on niisugune olukord, et ta tuleb 50-40 kilomeetrit tunnis, eks ju. Ja siis ma pean, enne kui ma maanteele lähen, siis pean üks andma teed. Ja siis tänu Jumalale, et ma ei lähegi enam närvi selle peale, vaid isegi nad teretavad mind või viskavad niimoodi käppa, eks ju, ja ma viskan rõõmsalt vastu ja soovin isegi õnnistusi järgi, et mõtlesin endamisi autos, et kuule, midagi on muutunud. Aitäh. Jaa, midagi on muutunud, kui püha vaim elab meis. Amen. Amen. Jüngrid käisid ringi, rääkisite Jeesusest. Ja siis räägiti või selles mõttes evangeeliumi teate, mida teate seda, et Messias tuleb. Seda teate. Ja siis jüngrid räägivad seda, et on uus ristimine. Millisesse teie olete ristitud? Me oleme Johannese ristimisega. Ahaa, okei. Aga on uus ristimine. Johannese ristimine või meeleparandusristimine või ma mäletagi, jah. Meeleparandusristimine, jah. Aga on pattudeks andeks andmise ristimine.
see on Jeesuse ristimine. See on see, kuidas Jeesus ristis. Muidugi, me tahame saada ristitud. Ja ristiti neid. Andeks sellega, et nad on andeks saanud oma patud. Ja siis tulid järgmised jüngrid. Järgmised jüngrid ütlevad, et kas te pühavaimu võtsite vastu? Mis see? Pühavaimu võtsite vastu? Kelle? Pühavaim, noh. Me pole kuulnudki, et pühavaim on. Mis asi? Kes see veel on? Ja nad teedetakse pühavaimuga seal, sest nad võtsid vastu. Kes kogudus? Mis siin kogudus? Teid on täna nii palju siin. Üksikud vaatavad mulle otsa. Aga püha vaim tahab tulla meie koguduse keskele. Püha vaim on juba meie koguduse keskele, me teame seda. Aga püha vaim tahab meid ka ristida oma tulega. Püha vaim tahab tulla oma tulega ja ristida meid. Issa, ma palun praegu, et sina juhiksid täielikult seda teenistust. Jeesus, mina ei taha öelda mitte midagi, või ma palun, et sina teeksid ja tegutseksid. Halleluja, Issa, ma tänan sind sellest, mida sina teed. Liigu püha vaim selles paigas siin, liigu selles paigas. Seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Seda ütleb Piibel. Saad öelda amen selle peale? Seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Kui sul ei ole vabadust, siis on vähe issanda vaimu ja peab rohkem paluma issand tule oma vaimuga ja too vabadus. Ja? See on ebameeldiv. Aga kui ei ole vabadust, siis nii on. Siis nii on. Midagi pole teha, nagu seda ütleb Piibel. Ärge pange tähele, et tuli mikrofoni võtma, eks ole, noor ütlustaja siin. Ta teab täpselt, kus mikrofon on. Aga ma ei taha sulle anda seda. Nii, üks. Nii. Halleluja. Seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ja issand, pühakiri ütleb, issand on vaim. Jeesus on issand. See sama kolmainsus, issand on vaim. No nüüd on küll võistlus, jah? Kes see jutlustab siin? Me laulsime täna. Ma võtan need laulud ette. See maa. Hiiumaale ja Eestimaale. Hiiumaal on prohvetlikult kuulutatud. Habakukk 2:14. Ma ei tea, mis ma ei täpselt, kus see on. Habakukk 2:14, ma võin öelda, parafraseerida. See maa saab täis Jumala auhiilgust. Nii nagu vesi katab merepõhja. See maa saab täis issanda au tundmist. Otse kui veed katavad merepõhja. See on üks profeteering üle Hiiumaa. Ja ma tean, et sellest saab osa ka Eestimaa. See on toimumas, sõbrad. Me oleme sinna sisse astunud juba jalaga. Kes see tahab, saab edasi minna ja kes ei taha, see ei lähegi edasi. Nii ongi. Aga see tähendab, et ma ei tea, kus sa minema pead, sest Hiiumaa saab seda täis. Hiiumaa saab seda täis. Nii et kui sa oled Hiiumaal, siis sa saad seda täis. Ja me laulsime siin, taevad on lahti jäädv voolamaas. See maa saab täis. Siis oli issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Jälle maa ja taeva kuningas. Au su nimele maal, mis nii külluslik. Kui kõik maailm on nii, kui peab, au su nimele. Vaatame siin veel. Teate, ma ei valinud selle järgi neid laule. Ma ei vaadanud, ma hiljem hakkasin vaatama, et oi, siin maa. Kõigil on see maa sees. Ja Jumal tahab rääkida täna meie maa kohta midagi. Eesti maa kohta. Ja Jumal tahab rääkida meie koguduse kohta. Meie kogudusele. Jumal on pannud igale ühele ühe eesmärgi siin maa peal. Ta on kutsunud igat ühte. Teate, kui ma mõnda inimest kuulen, kes räägib ülipalju häälega, nagu mina, kogu aeg, siis mu silmad lähevad särama teinekord. Kuskil koolitusel või nii edasi
või tead, seal on vahe sees. Mitte, ma ei räägi need, kes lihtsalt räägivad. Rääkijaid on palju. Aga need, kelle hääl nagu kõlab, see on, wow, Jumal on teda ju jutlustajaks kutsunud. Või kui keegi laulab ja kiidab Jumalat, siis ma tean, et Jumal on teda ülistajaks kutsunud, juhib muusikalisi asju, bändid, asjad. Siis Jumalal on need kutsuda, kas me kasutame seda õigesti? See on see küsimus. Ja nüüd sellel maal on inimesi täis Jumala kutsega. Jumala kutse on. Aga teate, ma pean ütlema ka seda, et Piibel räägib väga selgelt, et on ka neid, kes ei päri Jumala riiki. Ja on neid, kes taganevad. Aga see ei tähenda seda, et Jumal ei teeks oma aud ilmsiks. See, et ta ei teeks oma auhiilgust tuntavaks. Ta teeb selle igal juhul. Iisraeli rahvas Egiptuses olles. Nad usuvad Jumalat, Mooses tuleb, viib nad välja sealt. Nad on valitud, nad teenivad Jumalat ja üks hetk nad pööravad Jumalale selja. Ja enne kui nad lähevad jõuavad tõotatud maale, nad saadavad maakuulajad välja ja need tulevad tagasi. Ja need ütlevad, seal on suured hiiglased. 2 tükki neist, ei teate, seal on suured kobarad ja asjad ja wow, seal on üliäge. Ei, seal on suured hiiglased. Fookus on vales kohas. Usu inimesed. Ja mida ütleb Piibel? Piibel ütleb, ma avanes ja sõin nad ära. Sellepärast, et nad ei olnud kuulekad. Kas nad olid uskunud Jumalat? Absoluutselt. Kas nad olid käinud Jumalat koos? Absoluutselt. Kas nad olid pööranud selja? Absoluutselt. Ja Jumal on kutsunud meid käima koos temaga ja olema talle tulised. Ja ma usun, et Jumal tahab meie koguduse keskel teha sellel maal, Hiiumaal, Eestimaal, kasutada meie kogudust. Aga ja ma ei julge kõiki asju välja öelda, sest mida Jumal annab kohe, aga eks ma ütlen need õigel ajal välja. Aga Jumal ei taha, et me kükitaksime siin, vaid ta on läkitanud meid välja. Ta on läkitanud meid välja. Kus? Ma loen sulle Piiblit. Kui sa ei ole lugenud, siis ma ütlen, see Piibel on kirjutatud sinu jaoks. Piibel ütleb niimoodi. Et sina oled jünger. Mille põhjal ma seda väidan, et sina oled jünger? Jälle apostlite teod. Apostlite teod on täna. Okay. Nii, apostlite tegude põhjal. Kuulake, ma loen teile apostlite 9. peatükk 23 kuskilt sealt edasi. Vaikselt siis ma toon välja, et miks sina oled jünger ja miks on Piibel kirjutatud sulle. Vaadake seda. Ma olen Paulusest. Kui juba apostlite 9.23, kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, võtsid juudid nõuks ta hukata, kelle Pauluse, Paulus ehk Saulus ehk Paulus. Aga Saulusele sai nende salasepitsus teatavaks. Nemad luurasid päevad ja ööd väravais, et teda hukata. Kui ühel ööl ta õpilased lasksid ta korvisest müüri ava kaudu alla. Jõudnud Jeruusalemma Paulus, püüdis Saulus jüngritega liituda. Ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Nii, kuula nüüd. Jüngritest tahan rääkida. Saulus püüdis jüngritega liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Kas Paulus oli jünger või ei olnud? Selle kirja kohta nagu näeme, et oli. Kas kõik, see tähendab seda, miks ma seda loen? Ta ei olnud 1.12 jüngrist. Teate, Jeesus oli rohkem jüngrid. Paulus nägi ainult ühe korra Jeesus. Tahate, ma ütlen millal? Siis, kui Jeesus ilmus talle seal Damaskuse teel, jah. Ta ei käinud Jeesus koos. Saulus lasi ära tappa neid, kes Jeesus koos käisid. Nüüd ta on pöördunud, ta on uuesti sündinud ja teda nimetatakse jüngriks. Nüüd, kui sina oled pöördunud ja uuesti sündinud, see on see, miks ma tahan kinnitada teile, et Piibel käib sinu kohta natuke pikema ringiga. Kui sina oled pöördunud ja usud Jeesust, siis sind nimetatakse jüngriks.
ja nüüd, mida Piibel räägib, lähme nüüd natuke tagasi Mattiuse evangeeliumi lõppu, Mattiuse 28, ütleb niimoodi. Mattuse 28:19. Okei, ma loen natuke varem, et te näeksite jüngritusena ka 16 alates, Mattuse 28:16. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kus Jeesus oli neid käskinud. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda. Mõned olid aga kahe vahel ja Jeesus astus nende juurde, kõneles neile. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja ma pean ütlema, et siin on välja toodud 11 ja seal oli 500 inimest kokku seal mäel. 500 inimest, kui Jeesus seda rääkis. Seda me näeme teistest evangeeliumitest. Teisest, ühes oli. Minge siis tehke jüngriks kõik rahvad. Tehke jüngriks kõik rahvad, ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse, õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Nüüd, jüngrid saadeti välja tegema jüngreid. Ja jüngritele öeldi, mida te peate kuulutama. Mida siis, kui nüüd on kuulutatud, kui mina tulen, kuulutan sulle ja sa saad ka jüngriks, mis on sinu ülesanne? Seda sama teha, mis mina teen. Ma ütlen, et ma lihtsalt selle piibli. See tähendab, sind on kutsutud minema tegema jüngreid. Tähendab, ma tean, et ole oma eluga eeskujuks ja need asjad on olulised, vaadake, ja neid me peamegi tegema. Ja ma ütlen ausalt, et kui meil täna ei ole, ma ei tea, keegi on koolis, on õpetajad. Kui iga õpetaja ütleks, ei, mind on kutsutud jüngriks, mina ei pea õpetaja olema. Ja iga kokk ütleb või ma ei tea, ütleb teed ehitaja juba puhtalt. Kõige lihtsam. Kui palju me peame teed ehitajaid väärtustama. Kui kõik maailma teed ehitajad oleks olnud, mina olen Jumala jünger ja mina ei pea teed ehitama. Sest mina pean evangeelium kuulutama. Siis me täna oleksime ikka hobustega siia tulnud. Sellepärast, et pole auto kuskil sõita, isegi autod võivad olla igasugused uhked, aga ma ei tea. Aga nüüd point on selles, et me olemegi oma keskkonnas jüngrid. Aga Jumal on kutsunud meid jüngreid tegema, jagama evangeeliumi. Ja see on nüüd üks sõnum, mida me peame nagu aru saama, et ma ei saa lihtsalt elada päevast päeva öelda, ma olen kristlane. Tähendab, sa võid seda teha. Ma ei keela sind. Ja tõenäoliselt teised ka ei keela. Aga point on see, et kui sa tahad Jeesuses kasvada, kui sa tahad näha tema tõotusi, kui sina tahad näha, et see maa saab täis Jumala auhiilgust, nii nagu vesi katab merepõhja, siis on aeg astuda välja. Ja ma tänan Jumalat selle eest, mis ta on teinud meie koguduse keskel. Et meil on inimesi tulnud juurde. Mitte, teate, point ei ole see, et me tahame inimesi, vaid point on see, et ma tahan rääkida päästest, Jeesusest, rääkida sellest, et olla koos, toetada. Toetada. Ja julgustada. Ja mõni asi käib protsessis ka, see ei ole see. Ma tean, ma toon kõige paremas mõttes Karla tahaks juba, et täna tuleks ta suguvõsa usule. Kuidas siis ei tule? Kõigil on jagatud evangeeliumi. Mõni asi on protsess ka. See ei ole see, jagad evangeeliumi ära, võtad Jeesus vastu, ei, okei, põrgusse. Võtad Jeesus vastu, ei, põrgusse. Aga võib-olla siis juba kolmas võtab. Ei, ärge nii tehke. Me ei ole kohtumõistet. Aga point on see, et me elaksime välja seda, milleks Jumal on meid kutsunud sellel maal, Hiiumaal, Eestimaal. Kas me elame välja? Nagu ma küsin endalt seda sama küsimust. Ma tean, et Jumal on meid kutsunud rääma kogudust. Kogudusi, ma ütlen tegelikult. Mitte üks kogudus, vaid seal on rohkem. Ma ütlen ausalt, need on profeteeringud olnud. Ja ma küsisin Maarjalt, kuule, äkki on aeg likud edasi, rajad uut kogudust. Maarjal, oot, herkis. Ära võtta hästi asjast. See meie kogudus ongi rajatav kogudus ja ma mõtlen, muidugi on rajatav kogudus 25 ja rohkem aastat oleme rajanud, 30 aastat päevu rajanud seda kogudust. Miks? Sellepärast, et me oleme mugavus, või ma ei taha nagu liiga teha kellelegi, aga mõnikord, et okei, aga et me rajame kogudust. Maarja tõi välja hästi, et kogudus on rajad või see kogudus, mis toimib, see on tegelikult kasvav kogudus.
kus inimesed surevad, mitte midagi, see on loomulik, et kogudused kas surevad, kas see on rajatav kogudus, ei ole, sellepärast inimesed surevad seal. No selles mõttes, et pealekasvu ei ole. See on hea küsimus. See on hea küsimus. Miks ei ole? Ma ütlen siia ka, et inimesed kuulevad. Ja sellepärast ma ei julge öelda seda. Aga me teame. Hitler. Sest me ei kuuluta evangeeliumi. Me ei kuuluta evangeeliumi. Ma ei tea. Ma selles mõttes, ma palun, ma olen põlvedel ja ma palun Jumalat, et evangeelium võiks levida. Kui ma vaatan jälle Piiblisse, mida teevad jüngrid? Mitte Jeesus, vaid jüngrid. Päevast päeva lisati nende juurde. Ja teate, jah, ma tean, see on Jumala armust. Seda ei saa ise pressida. See ei ole nüüd nii. Okei, kuulsite sõna ära, kuulsite nüüd siin mida Erkis küsimusele vastas, nüüd läheme kõik ja järgmine pühapäev olgu kõik istmed täis. See ei ole see. See ei ole see ka, vaata, siis me oleme millestki väga valesti aru saanud. Vaid Jumala vaim peab tegutsema ja ma usun, et täna, miks me räägime sellest, ongi see, et Jumala vaim toob esile midagi uut. Ja ta ei ole toonud nüüd esile, vaid ta on juba mõned aastad toonud esile. Oleme nõus? Oled sa nõus? Ta on juba mõned aastad toonud esile, mitte ainult Hiiumaal, vaid Eestimaal. Võib-olla Soomel ka, ma ei tea, me räägime täna õnneks sellest. Aga et Jumal on midagi tegemas ja kas me tahame olla osa sellest? See on see koht, kas me tahame olla osa sellest? Ma natuke nagu, mis on see jutluse mõte on see, et ma usun, et Jumal tahab öelda, et kallis kogudus, Herkis, õed vennad, ma olen öelnud teile, kuhu ma tahan Hiiumaad juhtida. Kas te tahate olla osa sellest? Räägi mulle Jeesus seda plaani. Jaa. See on muidugi hea plaan. See on nagu raha küsitakse. Lihtsalt see oli üks põnev koht, kus ma olin. See oli nali, ma räägin, siis me olime pastoritega saunas. Ja siis keegi rääkis, üks pastor rääkis, et meil on siuksed vägevad asjad ja nii edasi ja või vist ta lihtsalt mõtles, me peaksime tegema siukse megakoguduse sinna Hiiumaale, et 20 000 inimest peaks sinna ära mahtuma. No ma räägin nagu selles mõttes, et saate aru, et see ei ole vaja 20 000 istmekohaga kogudust Hiiumaale. Aga nüüd, ja siis ta räägib ja siis mingi sarnane mõte oli seal teades, pannes juurde ja siis Gunnar Kotisen president ütles väga vahvalt. Me liiduga toetame teid täielikult palves sellega, millega me suudame. Ja see point oligi nagu nii hea, ta meelega kuidagi rõhutas seda palves, sellepärast, et me niimoodi tihti teeme. Me toetame palves, me oleme taga selle. Sellepärast, et raha, seda me ei anna. See on, miks ma see raha ei ole mitte raha, vaid teod. Tegusid ma ei tee. Minu tegu ongi palve. Jeesus, hoia meie kogudus, hoia meie lähedasi, hoia neid, hoia seda, et minu see pereliige jagaks sellele pereliikmele usust. Ja mina olen ühe korra tal öelnud, et ma olen kristlane, aga Jumal nüüd sinna teed niimoodi, et ta saaks usklikuks. Ja ma ütleb, oot, aga pange tähele. Püha vaim ei tegutse ilma inimeseta. Tähendab, ta tegutseb, aga ta tegutseb läbi inimeste. Ta tegutseb läbi inimeste. Vaata, käte peale panemise kaudu tuli midagi. Mingid kõik asjad nagu läbi püha vaimu. Jumal, Jeesus rääkis küll nii-öelda oma häälega, aga tegu, nii-öelda action, kuidas ma ütlen, action toimub läbi inimeste. Ja vaadake, saatan teeb ka läbi inimeste. Saatan ei saa niisama midagi teha. Saatan teeb ka läbi inimeste. Uurige Piiblit, see on väga põnev. See on midagi, ma praegu siit kaugele ei lähe, sellepärast, et see on, mu silmad on ka seal alles nii-öelda avatud, aga see on väga huvitav. Et mis tähendab seda, et Jumal kutsub meid tegema reaalseid samme.
me ei saa loota, panna ka lootusi teiste inimeste peale. Eelmine kord ma jagasin siin kallis kogudus, et ärge oodake, et mina nagu teen kõike. Seal oli, me rääkisime jälle evangeeliumi? Ei, see oli 11 toetamisest ja hoidmisest, jah. See oli see. Eelmine nädal rääkisime sellest, et me peame kõik koos ja teate, ma ütlen ausalt, et kui isegi mina mingeid asju teen, siis Jumal ootab minult juba ammu muid asju. See tähendab, ma pean olema kuulekas muudele selles mõttes, et see ei ole see, et Karla jagab kõigile evangeeliumi, tema on äge. Ei, muidugi on äge, Karlal on Jumal uue asja andnud ja nüüd mina pean ka jagama evangeeliumi, sest meil on kõigil oma ülesanne. See ei ole see, et me keegi ei saa liikuda, keegi on kogu aeg, me hakkame kummardama keda iganes siin, ma ei tea. Nagu Randy Clarksi ja te ei tea, üks USA pastorist vaatasin, imed sünnivad väga huvitaval viisidel. Randil on kõik olemas. Ei, Jumal kutsub ta kasvama. Ma mäletan seda, kui ma olin Toompea koguduses teenisin ja seal Märt Vähi teenis. Ja siis me ütlesin, Märt, noored oli mu koos, Märt, me tahame sind ka õnnistada. Ja siis Jumal ütleb väga selgelt, ma ei tea, Märt teadis seda võib-olla või ta mõtles, et mingi kõnn tuleb rääkima talle. Ma olen kogu lugupidamisega härra piiskop, et Jumal ütleb sulle seda, et sinu alles see ministri on ees alles. Ta oli juba rajanud Lootuse küla, ta oli Nelipühi koguduse rajanud, kõik asjad ärgid särgid. Ja siis Jumal ütleb, et see, milleks ta on sind kutsunud, see on alles ees. Täna me näeme, mida Märt Vähi on tegemas, eks ole. Kuskil Kuubal, kuhu keegi ei saa, põhimõtteliselt ta isegi ei saa sinna, on rajanud juba Lootuse küla seal. Ja muud asjad toimumas. Sellepärast, et igal ajal on omad asjad. Me ei saa jääda ühte inimest ülistama. Mitte jääda, vaid me ei saa külistada. Igal ajal on oma ülesanne. Kas meie teeme oma ülesannet? Kas me teeme seda, mida Jumal on meid kutsunud tegemas? Või ma ütlen, et minul pole vaja juba need elusõnalased. Elusõnalased juba on evangeeliumi jaganud Eesti maal laiali. Juba kõik on väga hästi. TV7 juba teeb oma töö ära. Ei, mul ei ole vaja rohkem midagi teha. Pereraadio ju, kuule, siin räägitakse kogu aeg. Ma pean lihtsalt ütlema, kuule, õige kanal on see ja minu töö on tehtud. Ei, Jumal kutsub sind iga päev tegema ja tegutsema. See oli hea küsimus. Et miks kogudused surevad? See on väga hea küsimus. Ja kogu selle asja sees peab olema Jumala arm, absoluutselt. Ilma Jumala armuta ei saagi. Me võime kasvatada, me teame neid kogudusi, mis kasvavad, igasugused sektid on ka vaata. Et ilma Jumalata kasvavad või tehakse sekte ka ja nendes aga tänu Jumalale, et ta lõpetab neid sekte ka. Aga kui Jumala arm ja auhiilgus, kui me alandame ennast, kui me just alandame, kes iseennast ülendab, seda alandatakse. Kes iseennast alandab, seda ülendatakse. Ja nüüd ei ole see, et ma tahan ülendust. Nüüd ma hakkan alandama ennast. Ei, siis on võlts. See on võlts. Kas te näete, kui palju ma teen? Äkki siis Jumal laseb mul veel 2 kogudust hoopiski rajada kuskil. Oi, vaadake, kui palju ma teen. Nüüd ma olen nii alandlik. Ei. Jumal annab vitsa mulle selle peale, ma ütlen. Ta ütleb, Erkis, juba 5 aastat tagasi pidid rajama 2 kogudust, aga näe, kuna sul olid üle nina oli püsti, siis ma lasin ühel teisel inimesel rajada need kogudused hoopiski ja sinul jäi tegemata see asi ja siis saagi teha seda. Et oleme julged minema ja ma ütlengi, ma ei oota seda, et me läheme siit välja või Jumal, ma ütlen niimoodi, Jumal ei oota seda, et ma astun uksest välja ja iga auto, nüüd tõmbame lindi sinna ette, iga auto peab kuulma Jeesusest. Aga küsimus on, kas me räägime evangeeliumi, sest ma ütlen teile, inimesed on lahti, ma olen näinud seda, inimesed võtavad evangeeliumi vastu nii Hiiumaal kui ka mandril. Hiiumaal võtavad samamoodi vastu. Kui inimesed ei võtaks Jumalat vastu, siis meil ei oleks meil. Selles mõttes ma teiste lugusid ei tea, aga siin meil ei oleks tegelikult siin, oleme ausad. Ma ei hakka nimest nimetama. Aga see näitab, et Jumal tegutseb ja inimesed võtavad vastu. Meie kogudus, me näeme oma koguduse pealt, oma koguduse inimeste keskelt, et Jumal on tegutsemas ja inimesed võtavad vastu Jeesust.
ja nad tahavad. Teine koht on nüüd see, mis ma eelmine kord, vot jumal, kas sa valet pidi ei teinud, ei lasknud mul rääkida. Tema teab õiget järjekorda. Ja teine koht on see, kus me peame nüüd aitama üksteisel kasvada. Peame aitama üksteisel kasvada. Okei. Oli ebamugav või? Võrel oli, mõni igaks üks ütle. Okei. Me läheme siis eespalvesse. Ma ütlen ära, mis on eespalve soovid. Toomas palus, ta on täna Henno poistega koos turniiril, palvus eestpalvet. Mitte, et nad võidaks, vaid lihtsalt, et hoida need eestpalves. Meil on, kas meil on sünnipäeva lapsi ka olnud? Vaata, me eelmine nädal ka me ei paletanud sünnipäeva laste eest. See võid anda mulle. Vaatan, 25 on täna. Muidugi Hans-Erik. Hans Lepp. Ei, ma olen mõnes kuus. Ivaril oli sünnipäev. Paletame Ivari eest. Ja siis oli Aedal sünnipäev. Paletame Aeda eest. Aed, Ivar, Henno, Toomas, Otepää kogudus. Mis veel? Salajased palved, finantsid. Kallis Issand Jumal, me oleme siin sinu ees ja palun, et see sõna, mida sina täna rääkisid meile, et me võtaksime selle vastu ja mõtleksime selle üle ja hoiaksime kinni heast ja laseksime sellel kasvada meie südames. Issand, tänu ja kiitus sulle, et sa oled kohal. Sa oled kohal ja sa räägid meiega ja sa hoolid meist. Sa kõnetad meid. Issand, anna meile südant ka korrigeerida iseennast. Issand, me palume praegult ka sinu kätte meie endi homsed päevad, nädala. Issand, palume sinu kätte meie kallid partner, koguduse ja veel need, keda me igaüks kanname oma südames, kes vajavad sinu abi, kes vajavad sinu kaitset, kes vajavad tervenemist sinu käest. Jeesus, kasuta meid või kasuta veel inimesi selleks, et sinu tahe võiks ellu tulla. Sinu tahe saaks sündida, palved saaksid vastatud. Issand, sa näed neid asju, mis on siia soovidesse pandud, siia karpi. Jeesus, ja mis veel pannakse. Issand, kuule neid. Vasta. Kiitus sulle, Jeesus, et me võime usaldada kõigest sind ja me teame, et sina kannad läbi ja sina oled imede Jumal. Sina oled vägev. Ja kallis püha vaim, me võtame vastu sind. Mitte praegu siia ainult, vaid kogu oma ellu. Jeesus, sa näed, me oleme palvetanud ja inimeste eest, kellel on olnud ka sünnipäevad. Jumal, tänu sulle, et sina oled neid kandnud siiani, siit saadik. Ja issand, me palume, et sa võiksid õnnistada neid, sa võiksid juhatada neid. Sina võiksid olla nende eel käia, nende ees, kelle peal hoida oma pilk ja tõsta mägede poole, sinna, kus tuleb abi. Issand, kiidetud olgu sinu nimi, sest sina oled hea ja sa oled kuulnud meid. Tänu sulle, Jeesus, tänu sulle nende eest, kes võistlustel on ja malet mängivad või teiste inimestega suhtlevad. Jumal, kasuta neid ja hoia neid. Issand, õnnista neid lihtsalt. Anna korda minekut kõiges, kus nad vajavad ja kus sina näed, et on hea. Halleluja. Amen. Amen. Jeesus on vägev.
tema võitis ära surma. Tema on see põhjus, miks me koos käime. Tema on see, kes on meid vabaks teinud ja tema annab meile elu. Tema peale me saame loota. Tema peale me saame loota. Nii et see oli see, mis ma tahtsin teha, öelda nii-öelda julgustuseks teile. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Me võtame selle kõik vastu. Ja me võtame vastu ka selle, mida sina õpetad. Me ei tee oma südant kõvaks, nagu Iisraeli rahvas tegi. Ja me täname sind, et sina õnnistadki Iisraeli. Et sina õnnistad neid. Aga issand, õpeta meile, et me ei peaks õppima ise ja hoidma oma südame kõvaks, vaid me võiks pehmendada oma südant, võiks avada oma kõrvad sulle, võiks avada oma südame sulle. Jeesus, tule sina nüüd. Jeesus Kristuse nimes, õnnista igat ühte, kes on vaatamas. Õnnista meid, kui me siit läheme Jeesuse nimel. Amen. 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 Aga